Tere tulemast Inspiraatorid podcasti, kus me jagame igal nädalal väärtuslikke nippe ja strateegiaid, kuidas sina saaksid luua endale elusid muutva äri ja luua endale väärilise sissetuleku ning rahulolu oma tööst. Mina olen Sigrid Säga ja juba täna on meile sulle varuks mitmeid vapustavaid nippe. Ja kui sulle läheb meie loodud sisu korda, siis me oleme ülitänulikud, kui sa jätaksid meile review kas Apple podcasti või siis reitingu Spotify'sse. No nii, tere imelist neljapäeva lõunat. Järgmine õppimisneljapäev on juba käes ja seekord me räägime natukene lähemalt, kuidas seljatada esinemishirmu. Ja ma usun, et teile kõik, kes te siin kogukonnas olete, kes te olete inspiraatorid, siis mingil hetkel teie elus on see hetk, kus tuleb esinema hakata, kus tuleb välja astuda ja ennast nähtavale tuua ja teistele inimestele jagada oma lugu. Aga vahepeal see hirm hoiab meid päris kaua tagasi, enne kui me lõpuks ometi suudame selle sammu teha. Aga siit täna kindlasti saab häid mõtteid, kuidas siis võita seda hirmu. Ja mul on täna ka imeline külalisesineja koos minuga siin. Meiega on siis koos Pirja Kullamaa. Ta on väga äge naine, kes siis sattus oma enesearengu ja teraapia maailma just 2012 oli või? Oli nii? Jaa. Ja selle, mis teda tõi siia, oligi tegelikkuses, ta võitis ETF koolituse ja ETF on ka siis see meetod, millest me täna natukene lähemalt räägime, kui siis ühe võimalusena, kuidas me saame oma esinemishirmust võitu. Aga varasemalt oli siis Pirja keeletoimetaja, aga nüüd on ta siis liikunud teraapiamaailma ja aitab oma toe ja oskustega inimestel siis oma probleemidest jõuda natukene helgematesse kohtadesse. Et mul on väga hea meel, Pirja, et sa minuga täna siin oled ja jagad seda, mida sa oled teistele ka jaganud, seda tehnikat, kuidas vähendada oma hirmu või siis olla sellest üle. Aga võib-olla on veel midagi, mida sa tahaksid välja tuua, et mis on sind toonud nagu üldse selle tehnika juurde ja selliste probleemide lahendamise juurde? Alustuseks ma ise sain nii palju abi sellest, et kui ma selle koolituse võitsin, loomulikult ma läksin sinna kohale, ma ei teadnud mitte millestki, mitte midagi, ma olin hästi närviline, perfektsionist, keeletoimetaja peab ju iga koma jälgima, ja siis ma nõudsin seda teistelt ka, et ma ei andnud ei endale ega teistele asu ja seal koolitusel mul läksid nagu silmaklapid eest ära ja see oli see hetk, kus ka tegelikult mu elu sõna otseses mõttes muutus. Ma otsustasin pärast seda oma tööandjale anda lahkumisavalduse järgmine päev, et ma ei taha enam selles keskkonnas töötada ja ma teen oma firma, et ma hakkan tegema kodust nagu kaugtööna. Et ma leidsin selle julguse ise, et sealt ära tulla. Ja see pani alguse sündmuste jadale, kus ma siis käisin õppimas kõike võimalikku, mida sealt õppida sai. Ma käisin tõlkimas neid teisi koolitusi, kus ma sain ise veel rohkem nagu infot juurde olles tõlkijana. Et jah, ma nagu imbusin sinna sisse. Väga äge. Ja võib-olla siinkohal alguses ma küsiks inimeste käest üldse, et kui paljud teist on kuulnud ETF meetodist ja mis see üldse on? EFT, jah, vabandust. Ja kui sa oled kuulnud, siis kirjutagi siia meile kommentaaridesse ka, et jah, olen kuulnud. Kui ei ole, siis kirjuta ei ole. Aga niikaua, kui te kirjutate seda, siis tegelikkuses, Pirja, äkki sa saaksid meile natuke lahti seletada, et mis see üldse on, mida see tähendab, see meetod? EFT on lühend ingliskeelsetest sõnadest Emotional Freedom Technique ehk siis emotsionaalse vabaduse tehnika. Ja selle eesmärk ongi anda emotsionaalne vabadus, et ma ei oleks oma tunnete küüsis, et ma ei oleks kinni selles, et ma kogu aeg tunnen ennast halvasti, mul on kogu aeg ärevus, mul on kogu aeg hirm, ma vihkan seda inimest päevast päeva, hommikul esimene mõte on, et ma vihkan teda või et ise ennast on ju. Ma olen nii läbi kukkunud, iga õhtu lähen nuttes magama. Et see annab võimaluse lahti lasta enda seest
mis iganes negatiivse tunde, tegelikult saab minna ka kaugemale teraapias, ma tegelengi rohkem uskumuste ja traumade lahendamisega, sest need on need asjad, mis on veel seal sügavamal nagu alumistes kihtides, et see emotsioon igapäevane on see, mis on siis meil nagu mitte küll teaduses, aga see on see, kuidas me nagu reageerime. Aga see, millele me reageerime, võib olla juhtunud 30 aastat tagasi ja me isegi ei mäleta seda. Et see on võimalus pääseda ligi alateadvuse infole, sealt see välja koukida, ära muuta, paremaks muuta, panna ajusse asemele parem pilt. Me muudame neid mälestusi ja siis, kuna aju ja süda on tegelikult elektromagnetilised masinad, nad kiirgavad välja elektromagnetenergiat, siis me hakkame ka ligi tõmbama seda paremat energiat. Okei, väga hea, see teeb asja palju selgemaks, et vahepeal ongi nendel lühenditega on see, et inimesed ei taju ära, mis see lühend on. Et see on siis emotsioonide vabastamine põhimõtteliselt. Väga äge. Ja seda kutsutakse ka koputamiseks, mis on nagu niisugune kahetähenduslik eesti keeles, et mulle meeldib see EFT rohkem. Aga mis siis, kuidas siis ongi, kuidas seda läbi viiakse ja mis hetkedel üldse seda meetodit kasutada? Et me võime ju, kas see on siis konkreetselt sellel hetkel, kui meil on see emotsioon või me saame sellega tegeleda ka siis justkui nagu ennetavalt üldse? Et mismoodi seda meetodit üldse kasutatakse? Et kui sul on võimalus sellel hetkel, kui sa tunned eralduda on ju ja see emotsioon maha koputada, siis loomulikult sa võid seda teha selle samal hetkel. Sa võid seda teha tagasiulatuvalt on ju, et sa, ma ei tea, oled lastega poes, laps karjub, sa lähed närvi, sa ei saa seal istuda ja koputada on ju, lähed koju, siis leiad endale selle hetke. Või siis ka on ju, et kui sa tead, et ees on mingisugune asi, mis ajab mind ärevaks, et siis saab teha ka nii-öelda tuleviku koputamist, mida me tegelikult võikski täna teha, on ju, et kui kellelgi on mingi konkreetne on ju, esinemisega seotud asi, et siis me läheme kujutluses nagu sinna tulevikku ja siis koputame sealt selle hirmu maha. Okei, väga äge, me saame selle läbi proovida ja siin ma võib-olla natukene laiendaks ka seda küsimust, et me täna küll räägime sellest esinemishirmust, aga nagu ma aru saan, see ongi laialdane meetod tegelikkuses, mis on nagu üldiselt nagu emotsioonide, ükskõik millise emotsiooni, mis emotsioonis selle hirmu haldamiseks siis nii-öelda. Ma võin ühe näite tuua, näiteks Eestis sellest vähe teatakse, aga see on Ameerikast alguse saanud, seal on seda juba 50 aastat nagu arendatud, kasutatud ja seal kasutatakse seda näiteks PTSD ehk siis selle posttraumaatilise stressi sündroomi ravimiseks sõduritel, kes on kuskilt, ma ei tea, Iraagist tulnud, on ju. Okei, et seda kasutatakse siis päris sügavalt. Ja, et on kliinilisi uuringuid ja lihtsalt Eestis teatakse sellest vähe, aga seda kasutatakse päris laialdaselt. Näiteks Pink, ma sain hiljuti teada, see laulja Pink kasutab enda rahustamiseks koputamist. Okei. Aga kuidas see siis käib, nagu ma aru saan sellest situatsioonist, mis sa kirjeldasid, et sul on vaja nagu ikkagi olla mingisuguses rahulikus kohas selle jaoks. Kui palju see näiteks üldse aega võiks võtta, et kui ongi nagu selline situatsioon, kus ma lähen esinema, mul on tohutu esinemisnärv sees, siis kui palju aega ma peaksin arvestama sellele? Iseenesest see võib olla mingi 5–10 minutit ainult, kui sul need punktid enam-vähem on selged. Ja kui sul ei ole võimalust minna kuhugi nagu vaiksesse kohta, no kas või WC sobib, lähed kabiini, oled seal 5 minutit, keegi ei vaata su peale imelikult, on ju. Aga kui sul ei ole seda võimalust, siis siin rangluude vahel, siin on üks punkt, mida sa saad niimoodi märkamatult ka lihtsalt sõrmedega koputada. Keegi ei pane tähele, kedagi ei sega, kui sa seda, on ju, sa ei võta mingeid joogapoose, sa saad seda ka seltskonnas teha rahulikult niimoodi. Ja see on üks hästi hea koht. Kõik see süsteem põhineb on ju Hiina meditsiinis nendel nõelravipunktidel. See on üks hästi hea punkt, mis siis aitab seda ärevust maandada juba ainult see punkt üksi, aga me kasutame muidu natuke rohkem. Okei. Aga siis katsetame, kuidas käib, mis need punktid on, millele tuleks tähelepanu pöörata? Okei, ma näitan kõigepealt punktid ära ja siis teeme mingisuguse olukorra läbi. Okei. Et alustame, seda nimetatakse karate punktiks, mis on siin käe külje peal, millega on ju karatekad neid blokke katki löövad. See on hea meelde jätta. Ükskõik kumma käe peal, alustuseks koputad seda punkti ja seda me koputame seni kaua, kuni me oleme üles leidnud, mis tunne meie sees on
kus ta meie kehas on ja kui suur ta on. 3 asja. Tunne, suurus või ka värv. Mõni leiab värvi paremini kui nagu numbri ja koht, on ju. Ja senikaua me koputame seda, ütleme ühe lause ka, et seda nagu endale selgeks teha, kus see meil on. Lihtsalt, et jälgida, kuidas see tunne muutuma hakkab. Ja sealt edasi, võtan korra prillid ära. Sealt edasi on punktid siin, nagu siin see kulmu alguspunkt on esimene. Sa võid kaasa teha, siis sa saad kohe tunde kätte. Jääb meelde paremini. Nii. Siis see on teine, siin, kus see silm ja kulm nagu kokku jooksevad. Ja võid teha 1 käega, võid teha 2 käega, kuidas lõpuks on see harjumuse küsimus, et kuidas sulle endale meeldib. Ja ma ei loe kunagi, ma lihtsalt teen tunde järgi mingi 5, 10, 7, suvaline number on ju. Siis siit silma alt on järgmine, nagu prillid on ju ümber. Ja mina hakkan juba haigutama, sest minu keha on nii harjunud, et kui ma koputan, siis hakkab energiat vabastama. Et haigutamine on alati hea märk või külmavärinad või mingid siuksed asjad, et sa tunned, et keha hakkab lõõgastuma. Nina alt, siit nagu lohukesest, kuulte alt lohukesest. Siis ongi siin rangluu peal ja siin võid ka laba käega patsutada niimoodi mõnusalt. Siis siin kaela all, kus on umbes rinnahoidja pael ja pealagi. Mul juba hakkab pihta. Ja see on nii huvitav, et kui ma kliendile teen, siis ma hakkan vabastama kliendi energiat, et ma tunnen, kui klient vabastab energiat, siis ma ka haigutan. Okei, et see on see ring, teeme mõned ringid ja siis kontrollime, et kas see suurus, värv ja asukoht, et kas need on muutunud, kas see on intensiivsus kasvanud või kahanenud, on ju, et mis selle tundega on saanud. Okei. Ma peaksin kõigepealt mingisuguse tunde välja võtma, mis see on? Et siis, kes vaatavad, on ju ka, võib silma kinni panna selleks hetkeks, koputad seda käe küljepunkti ja keskendud enda sisse, nagu skännid silmadega seest poolt, ei vaata välist maailma, vaatad enda sisse. Kui ma mõtlen näiteks esinemisele, siis mis tunnet see minust tekitab? Kui Sigridil see enam ei ole esinemine, siis mingi muu asi on ju. Või kui sa peaksid esinema, ma ei tea, Saku Suurhallile. Et loo endale see olukord, mis ikkagi natukene närveerima paneb veel. Ja otsid enda kehas üles. Kus kohas ma seda tunnet tunnen? Kas see on suur või väike? Kas see on mingi kujuga? On ta sile või karvane? Tihe või hõre? Kas tal on mingit värvi? Kas ta on raske või kerge? Ehk siis, et üritad kuidagi enda jaoks nagu kirjeldada ja kes teevad kaasa, saavad panna endale kirja. Et näiteks, ma ei tea, number 8, tume lilla ümmargune pall minu südame juures või rinna sees või kätes või peas. See võib olla ükskõik kus kohas kehas ja see on igati normaalne. See võib olla ka kehast väljas. Mõnikord ta on kuskil siin ees on ja või üle kogu keha. Et lihtsalt märkad, kus ta sul on. Ja kui oled leidnud, siis on hea panna kirja, kui sa teed üksi või jätad meelde. Ütle Sigrid, kui sa midagi leidsid. Kas see pall võib liikuda ka? Ja ta võib liikuda, värvid võivad seal surra-murra teha igasuguseid asju. Mulle tundub, et mul on nagu ta alustab kurgust, siis ta läheb südamesse. Okei. Kui sa paneksid sellele hinde, siis kui suur see oleks 0-10? Ta tegelikult, ma arvan, et oleks mingi 2 või 3. Okei. Ja kas sa oskad öelda ka, mis selle tunde nimi on? Kas see on hirm? Või see on ärevus? Võib-olla on elevus. Võib-olla on elevus. Elevus, eks. Okei. Ja, ma näen, et Okei. Aga vaatame siis, mis sellest saab, isegi kui see on elevus, on ju, et näite jaoks on okei. Ta võib olla ärevus, ma lihtsalt otsustan teda kutsuda elevuseks. Siin on see koht, et siin me peame iseendaga hästi ausad, sest kui me ei võta seda emotsiooni vastu sellisena, nagu see on, et rephrasing on nagu hea asi, aga
kui me ei võta teda päriselt vastu, siis me ei saa tast ka vabaneda. Minu jaoks on need kaks üks ja sama selles suhtes, et minu jaoks ei ole nagu ärevus halvem, kui on elevus. Okei. Ja elev. Okay. Et nad ongi ühesõnaga, need, kelle jaoks ärevus on ikkagi selgelt ebameeldivam kui elevus on ju, et ärme muuda seda, ma ei tea, ei pane mingit roosasid satsi külge, et see on, mis see on ja me võtame selle vastu, et meil on, nüüd me ütlemegi need laused, koputad veel seda punkti ja ütled või mõtled minuga kaasa oma peas. Isegi kui mu sees on see elevus või ärevus või hirm, siis ma armastan ja aktsepteerin ennast sellegi poolest just sellisena, nagu ma olen. Ja isegi kui mu sees on see elevus või ärevus või hirm, siis ma armastan ennast koos selle tundega. Ja mul on täielik õigus seda tunnet tunda. Ehk siis me ei ürita teda alla suruda ega minema ajada. Me lubame sellel tundel olla ja me hakkame kohe teda maha koputama. Nüüd siis, kellel ei ole punktid meeles, saab vaadata. Alustame siit kulmude keskel. Ja et mõte mujale ei läheks, siis ma kordan, mis teemaga me tegeleme. See hirm esinemise ees. See ärevus. See, et ma ei tea, mis saab täpselt. Ma ei tea, kuidas see läheb. Ja sa võid teha omas tempos, võid teha aeglasemalt, kui mõni punkt tundub mõnusam. See hirm, see ärevus või elevus. See tunne, et ma ei julge kaamera ees rääkida või et ma ei julge kaamera ees pildiga olla. Ma võin rääkida, aga ma ei taha enda pilti näidata. Ma kardan, et ma olen paks või et ma olen kole või mis iganes asju me kõik enda kohta mõtleme. Ma ei ole küllalt hea. Ma ei tea, ema ütles mulle kunagi midagi halvasti või mu õpetaja ütles midagi halvasti või mõni klassikaaslane ütles midagi halvasti. See siiamaani segab mind, ma ei julge suud lahti teha, ma ei julge kõva häälega võib-olla rääkida. Ma tean ühte inimest, kes konkreetselt sosistas nii vaikselt, et sa pidid talle niimoodi nagu kõrvaga lähedale minema, et teda kuulda. See on muidugi väga hea taktika, aga niimoodi ei saa inimeste ees kõneleda. Ehk siis, et hoida ennast selle tunde juures, siis on hea endale korrata, et mis tundega ma tegelen. Ja siin kaela all ja pealael veel viimased. Igaüks teeb oma ringi lõpuni. Ja siis vaatame uuesti, mis selle tundega toimunud on. Paned korraks silmad kinni, vaatad, mis sellest saanud on. Kas ta on liikunud, värvi vahetanud, suurus on muutunud. Kas ta on ikka see sama tunne või on see tunne ka nüüd muutunud? Okay, ma arvan, et see oli enne äredus, nüüd ta läks kollaseks ja nüüd on ta rohkem elevuse nagu. Okei. Aga kes kaasa teevad, võiks kirjutada ka, et kas neil midagi muutus ja kas läks kergemaks või läks hoopis raskemaks, sest see on ka võimalik. Ja andke julgelt märku kommentaarides, et mis teil juhtus. Et see on päris huvitav selles suhtes, et ongi ma ei tea, kas sa oskad ka selle kohta rääkida, et mis selle nagu see, miks see nagu see koputamine just nagu tekitab seda mõju ja mille nagu baasilt see nagu tuleb see vabanemine? See on see, et vaata vanas Hiinas on ju, kui need energiameridiaanid avastati ja nõelravi avastati, see on ju aastatuhandeid vana. Et tegelikult tõenäoliselt, kui sa läheksid nõelravi arstile oma ärevusega, siis ta paneks ka teatud kohtadesse need nõelad ja see aitaks. Selles suhtes ma ei suuda ära seletada, kuidas see toimib, aga see põhjendus ametlik versioon on selline, et nendes punktides
energiatakistus meridiaanides on kõige väiksem ja emotsioonid, mis ongi ju energia, saavad siis sealt kaudu justkui välja minna. On ju, et iga emotsioon meil on erineva energiaga. On ju, kurbus lükkab sind hästi madalale, sa oled hästi jõuetus, ei jaksa midagi teha, viha annab jõudu, et vahel on viha ka hea, kui ta just ei lähe üle piiri, et neil igal ühel on oma energia ja see energia justkui nende punktide kaudu, mida me siis niimoodi puudutame, saab välja minna. Ma näen, et sa haigutad, on ju, et energia vabaneb ja see on jumala hea märk. Et see on see, mis peabki toimuma. Ja ma olen nii harjunud varjama. Isemised haigutused. Nii, ma ei näe, et keegi oleks midagi kirjutanud. Kas sina näed? Ei näe praegu. Aktiivselt kaasa tegijad, noh. Kus teie mõtted on? Et ja, selles suhtes minu jaoks oli ka see, nagu see on huvitav. Selles suhtes ta on mugav. Mulle eriti meeldib millegi pärast silmade piirkond on selline justkui nagu masseeriv natukene. Tegelikult, kui ma nagu mingil hetkel, nagu ma õppisin ka näomassaaži, siis need olid tegelikult need samad punktid, nagu, millele nagu soovitati, nagu, et siit tuleks nagu tupsutada. Täpselt samamoodi tegelikult siit kulmude pealt. Ja siin silma all näiteks see punkt mõjutab maomeridiaani ehk siis magu, mis sul on kõhus, on ju. Öeldakse, et makku koguneb see viha. Kui sa oled vihane, siis on eriti hea peatuda seal kauem. Okei. Kas on veel midagi, nagu, et on mingisugused konkreetsed punktid, nagu sa ütlesid, et nagu viha võiks nagu sellele punktile rohkem keskenduda, aga kas on veel mingisugused sellised konkreetseid emotsioone, millel on omad fookuspunktid, millele võiks võib-olla rohkem tähelepanu pöörata või ei mitte? Pigem on need seotud nagu organitega, et kui kedagi huvitab, siis saab on ju Hiina meditsiinist uurida, et mis näiteks siin käe peal, mida ma nagu seansil ka kasutan, on kopsumeridiaani punktid, et mis aitavad siis ka seda hingamist nagu veel rohkem nagu lahti saada. Et see ei ole konkreetse emotsiooniga seotud, sellepärast ongi, et ükskõik mis emotsiooni võib vabastada selle tehnikaga ja isegi kui need punktid lähevad vales järjekorras või midagi jääb vahele, sellest ka ei juhtu midagi, sest nad nagu töötavad komplektina ja nad aitavad nagu olenemata sellest, mis tunne seal taga on. Okei. Et see on väga huvitav ja tegelikkuses väga lihtne asi, mida teha. Et võttagi nagu see hetk ja lasta nendel emotsioonidel välja. Nüüd, ma küsiks nagu ka selle küsimuse, et pikaajaliselt, kas see aitab ka võib-olla nii-öelda ennetada justkui, et need asjad nagu ei tekiks? Sa ütlesid, et me saame ennetavalt selle koputamise selles suhtes ära teha, aga kas mingil hetkel nagu ongi see, et kui sa oled seda tükk aega kasutanud, et sul lihtsalt ei olegi nagu vaja enam, sest et sulle ei tule neid emotsioone niimoodi? Jaa. Võt see ongi see, et tegelikult, mida ma järgmise sammuna inimesega teeks, miks ma ootan ka neid kommentaare, ongi see, et järgmine samm on see, et me küsime, et millal ma seda tunnet esimest korda tundsin. Ehk siis, et me läheme selle juurpõhjuse juurde, kus on see negatiivne energia kinni, et ma võin iga päev ennast nagu maandada sellega, aga kui ma ei lahenda ära juurpõhjust, siis ma ei lahenda ära probleemi. On ju? Ja see võibki olla see, et ma ei tea, ema ütles halvasti, õpetaja ütles halvasti, mul läks, ma ei tea, kooliaktusel laul sassi ja ma enam kunagi ei laula, ja ma enam kunagi ei tule ekraani ette, sest mul on siiamaani nii suur häbi, siis seal all ongi võib-olla see häbi, mis tuleks selle koputamisega nagu vabastada. Ja sellepärast ongi vaja koputades seda punkti, me võime proovida, kui sa oled valmis, et millal ma tundsin seda tunnet esimest korda. Ja seal minevikus ta tõenäoliselt ei ole see number 2 ärevus või number 2 elevus, et seal on mingisugune suurem number, aga võta aega, et see ei tule nagu kohe. Ma olen natuke vait ja ma loodan, et teised teevad ka rahulikult kaasa. Esimene kord, kui ma tundsin seda sama tunnet. Vaata päris kaugele lapsepõlve. Tavaliselt on need asjad lapsepõlvest pärit.
Ja siin on hästi oluline, et sa nagu ei ürita välja mõelda, kui sul just kohe ei tule, vaid et usaldadagi seda, et mis alateadvus annab, mis võib olla täiesti mingi suvaline pildikene, mis ei tundu üldse loogiline, aga see ei olegi. Emotsioonide loogika ja formaalloogika on väga erinevad. Ja kui esinemine ei ole sinu jaoks mingi suur teema, siis see võib olla mingi muu hirm, mis hoopis sealt üles tuleb. Kas keeruline on pead tühjaks teha kõigist nendest väljamõtlemistest? Okei. See on ka muide hea koht. Hästi tihti inimene ütleb mulle, ma ei tunne midagi, ma ei leia üles ja siis ta läheb nagu pingesse just sellepärast, et ma nagu ootan temalt vastust, on ju. Ja siis me saame koputada niimoodi, mõtled minuga kaasa. Isegi kui ma ei tea, millal ma seda esimest korda tundsin, siis ma armastan ja aktsepteerin ennast sellegi poolest. Just sellisena, nagu ma olen. Isegi kui mul ei tule ühtegi pilti ja ma ei mäleta praegu, siis ma armastan ennast koos selle teadmisega ja koos selle mõttega. Mul on täielik õigus mitte mäletada ja mitte tunda. Ja võib-olla see on ka see ajukaitse, on ju, mis keelab meil näha mingisuguseid väga traumaatilisi hetki. Ta on selle nagu ära lukustanud ja kuhugi hästi kaugele sahtlisse pannud, et sa ei peaks seda uuesti läbi elama. Aga et see on ka okei. Kui ei tule, siis ei tule. See võib olla mingi muu asi, mida sa võib-olla isegi siin nagu avalikult ei taha teha, et mis iganes muu on ju mälestus mingi hirmuga. Kas kellelgi, kes kaasa teeb, tuli praegu mingisugune teema üles, mille me võiks näiteks võtta mingisugune mälestus lapsepõlvest või mingi pildike. Siis ma saan näidata, et kuidas siit edasi minna. Nii. Kristiina, kas sina tundsid midagi? Ma olen, Kristiina ütleb, et vasakranne on tundlikum. Kommenteerinud. Aga jah. Ma tunnen, et kõik need pildid, mis ma mõtlesin need välja, need ei tulnud nagu võib-olla puhtalt. Pani mind hoopis mõtlema, et äkki mul ei olnudki algusest peale esinemishirmu. Aga mingil hetkel see ikkagi tuli ju, aga kust siis? Okei. Me võime võtta ka niimoodi, et mis see on praegu, mis sind nagu teeb ärevaks, mis mõtted need on, et kui selle taustal ei olegi mingit traumaatilist sündmust, siis mis mõtted need praegu on, mis sind nagu ei takista, aga teevad ärevaks. Okei, Kristiina on lapsena näinud, kuidas kassi poeg autosummuti otsast ossuga tapeti. Okei. See on kindlasti trauma, kas see seostub ja just, kas see on esinemisega seotud, on ju, et see on mingi teine, ja samas see on nii äge, et su alateadvus sulle teada annab sellest, sest et see on kindlasti midagi, millega on vaja nagu tegeleda, on ju. Et see mälupilt ei ole mingi tore asi, mida nagu endaga kaasas kanda. Aga kui sa võtad, on ju, oma praeguse hetke, nüüd sa hakkad laivi tegema või ma ei tea, mis iganes koolitust. Et need on. Päris aus olla, siis laivide koolituse tegemisega mul on täiesti null. Nagu selles suhtes ärevust. Aga võib-olla nagu millest ma võib-olla pigem tooks hoopis sellise raha haldamine. Et ma tunnen, et võib-olla üks koht, mis minus ärevust tekitab, on, kuna mul on olnud päris hea turvalisustundega elu, siis minul selle rahalise turvatunde puudumine tekitab, ma isegi tunnen, et võib-olla rohkem ärevust kui
kellel ei ole kogu aeg seda olnud. Et see hirm nagu, et mis siis, kui see otsa saab. Et võib-olla nagu see on see koht, mis ma võib-olla välja tooksin just nagu ärevuse koha pealt. Okei, ma arvan, et raha teema sobib kõigile igal ajal, et me võime ka seda koputada, et see retsept on sama, on ju, igaüks saab kodus, pärast ma saadan selle skeemi, et igaüks saab oma selle esinemise ärevusega tegeleda samamoodi edasi või küsida minu abi, aga teeme siis praegu selle raha teemaga. Okei. Paneme jälle silmad kinni. Koputad seda karatepunkti, on ju. Ja vaatad, kus kohas see su kehas on see ärevus. Et mis siis saab, kui raha saab otsa? Oli nii? Mis siis saab, kui raha saab otsa? Kui suur see on ja kus sa seda tunned? See on päris suur pall silmade taga, nagu ajus. Okei. Kas tal on mingit värvi ka? Valge. Valge, okei. Aga kui sa võtad 0-st 10-ni, 0 on miinimum, 10 on maksimum ärevus. Kui suur ta on? 8. Okei, väga hea näide. Ma arvan, enamikul on ta seal umbes 8 või 10. Okei. Isegi kui mu peas on see tunne või see hirm, et raha saab otsa, siis ma armastan ja aktsepteerin ennast sellegi poolest just sellisena, nagu ma olen. Ja isegi kui ma ei tea, mis siis teha, kui raha saab otsa, siis ma armastan ennast koos selle hirmu ja teadmatusega. Ja mul on täielik õigus neid tundeid tunda. Ja hakkame jälle siit kulmude keskel. Nüüd saab Aivar uuesti vaadata, kulmude keskel on see punkt. Esimene, siis seal, kus kulmud ja silm lõikuvad, see nurk. Silma alt. Nina alt. See hirm, et raha saab otsa. Huulte alt. Mõnel võib olla ka see hirm, et seda raha ei tulegi kuskilt. Ja rangluu. Ja kaenla alt. Ja pealagi. Teeme vähemalt ühe ringi veel. Ja hoiad oma tähelepanu sellel hirmu. Mul on täielik õigus tunda seda hirmu, et raha saab otsa ja kust ma seda siis juurde saan. Mis siis, kui mul kliendid kaovad ära. Mis siis, kui mul ei ole enam midagi pakkuda. Mis siis, kui ma ei tõmba enam inimesi ligi. Kuidas ma siis hakkama saan? Tegelikult laiemas plaanis see on hirm teadmatuse ees, mis on kõigil on. Me ei tea, mida tulevik toob. Ükskõik, kas see on rahaga seoses, kas see on tervisega seoses, kas see on suhetega seoses. Me ei tea, mida tulevik toob. Keegi tõenäoliselt ei ole selgelt nägijad. Teeme ühe ringi veel ja siis vaatame, mis sellest hirmust saanud on. Ma aktsepteerin täielikult seda. Ma ei tea, mida tulevik toob. Mitte keegi ei tea, mida tulevik toob. See on täiesti okei seda mitte teada. Mitte keegi ei tea, et tegelikult me oleme kõik samas paadis. Keegi ei ole üksi selle tundega, et me ei tea, mida tulevik toob. Mitte keegi ei tea seda. Ja on täiesti okei mitte teada. Ja on täiesti okei usaldada seda, et tuleb just see, mida minul on vaja, et õppida ja edasi areneda ja saada paremaks. Et ma ei jääks loorberitele puhkama. On ju? Sest jube mõnus on olla küll selles, mis iganes olukorras, mis ma endale loonud olen. Ma olen nii tubli, ma olen juba jõudnud siia. Aga ma ei saa siia väga kauaks seisma jääda,
sest et siis kehtib see, et kui ma ise ei vali muutust, siis muutus valib minu ja siis ei pruugi sulle meeldida, et mida see universum sulle valib. Lase lahti kõik selle hirmu tuleviku ees. Keegi ei tea, mida tulevik toob. Täiesti okei. Ma lihtsalt vaatan ja usun, et ma olen hoitud, sest senimaani mind on ju hoitud. Ma olen elus. Mul on kõik okei. Isegi kui kõik ei ole kõige paremas korras, mul on ikkagi okei. Mul on ju internetiühendus, ma olen siin grupis. Ma saan endale lubada arvutit. Tõenäoliselt ma saan süüa iga päev. Mul on katus pea kohal. Päris paljud asjad on hästi, et mind on hoitud. Vaata nüüd, kui suur see pall on. Kas ta on ikka veel peas? Kas ta on muutnud värvi või kuju? Värv ja kuju ei muutunud, aga ta läks väiksemaks. Okei. Ja siis üks asi, mis me saame veel teha, ongi see nagu tuleviku koputamine. Et me kujutame ette mingi tuleviku olukorra, kus meil võib see hirm nagu hästi suur olla. Kellel on see siis seotud on ju esinemisega, kes kujutab ette, kus ta peab tulema laivi või lavale või kuhu iganes. Ja siis te võite koputada lihtsalt seda karatepunkti või lihtsalt seda ranglupunkti, et ei pea väga keskenduma punktidele, paned silmad kinni ja see on nagu selline poolenisti meditatsioon, kus ma lihtsalt juhendan sind sõnadega. Kujutad ette, et sa oled selles olukorras, kus sa pead silmitsi seisma oma selle suure hirmuga, kes siis hirm esineda või hirm, et raha saab otsa. Mis iganes on suurem, vali see, mis on suurem. Ja siis ma tahan, et sa kujutad sinna pildile iseenda kõrvale selle inimese, kes oled sina 10 aasta pärast. Teid on seal 2 tükki. Ta tuleb sinna pildile ja ta paneb aja seisma selleks hetkeks, et keegi teid ei sega, keegi teid ei näe, keegi ei küsi midagi, sa ei pea veel olema, ma ei tea, laivis, sa ei pea tegema mingit muud tegevust. Tema tuleb sinu juurde ja ta ütleb, et ta on tulevikust ja ta teab, mida sa oled läbi elanud ja sa oled selle kõigega imeliselt hakkama saanud. 10 aasta pärast see ei ole enam probleem. Sa oled selle kõik läbi teinud, sa oled nii palju õppinud, sa oled nii palju kogenud, sa oled nii palju targemaks ja paremaks saanud. Tema teab, mis sa oled kõik läbi elanud, mida sa oled tundnud ja ta teab, et tegelikult see ei ole üldse probleem. See on lihtsalt see, et hirmul on suured silmad. Aga ta on 10 aastat kauem sinust siin ilmas elanud. Ta on kõige sellega juba hakkama saanud ja ta ütleb sulle, et ma toetan sind, sa ei ole selles üksi. Ma aitan sind, me teeme seda koos. Ja temal juba on need kogemused ja teadmised nendest olukordadest, mis sinul veel ees seisavad. Ja tema on teiste jaoks nähtamatu, et ta saab olla see nähtamatu jõud su selja taga, kes sulle sosistab kas või sõnad ette, mida öelda, kui sa oled seal laivis. Või kuhu see näpp peab vajutama ja mida sa pead kirjutama ja millal sa pead panema mingi reklaami üles, millal sa pead seda või teist tegema. See on sinu tuleviku sina. Ta teab, kuidas neid asju teha, tal on 10 aastat rohkem kogemust. Ta armastab sind rohkem kui keegi teine. Ja ta hoiab sind ja ta kaitseb sind ja ta ei lase sul kuhugi auku kukkuda. Mis tunne nüüd on, kui sa tead, et sul on see seljatagune kaetud? Kergus. Kas sellest pallist on midagi järgi veel? Tal on nagu mingi energia järel, ma ei tea, seda kuju enam ei ole, nagu seda ei eksisteeri, aga mingisugune nagu mingi
Killu okei. on veel kuskil. Aga nagu ma ei suuda nagu sellele panna, et ta lihtsalt justkui ongi nagu mingisuguse mikroenergia. 0,5. Jah. Okei, nii lahe. Kas teised ka kirjutavad, kuidas neil on vahepeal läinud, et mis teemaga tegelesid, kui suur see oli ja mis sellest nüüdseks on saanud? Huvitav oleks näha. See teeb natukene uniseks ka. Aga see on raha rahustav selles suhtes, et ma näen seda küll. Aga kui sa oled väga rahulik, siis võib magama panna. Mul on inimesed, kes lähevad siit hästi uimasena ära. Ma ütlen neile, et tead, tule tagasi enne, kui sa autorooli istud. Mul on inimene, kes on konkreetselt jäänud magama mul seansitoolist, sest see vabanemine oli nii suur. Mul oli aega, ma lasin tal 10 minutit silma kinni hoida. Et ja, see on hästi mõnus ja rahustav. Olen käinud ühel koputamisel veel ja seal tõesti kõik haimutasid. Okei, aga Kerli, kuidas sinu endaga on? Kas sul miskit muutus, tundsid midagi? Või teised ka, et kes tundsid ja kes ei tundnud ka midagi, kellel üldse ei toiminud, andke ka teada, kas midagi segas. Minu jaoks see teine oli palju lihtsam järgida ka. Kerli vastas. Oi, kui lahe. Oleks seal välja ka, et siis pärast salvestusse ka, et Kerli vastas, et ja seal oli süütunde koht ja see vähenes siis kõvasti. Et siis väga äge. Ja, sest et tegelikult, kui see on ka esinemishirm, et seal taga võib olla mingi hoopis teine sündmus. Näiteks mul on kunagi olnud klient, kes tuli hirmuga, et ta kardab sibulaid. Sibulaid. Aga seal taga, kui me hakkasime koputama, läksime sügavuti, seal oli vanaema leinamata jäänud lein vanaema pärast. On ju, kui imelikud on need ajuseosed, mis ta loob. Tõesti. Kristiina ütleb, et oli rahustav. Väga hea. Ja pärast siis ma saadan Kristiinale selle skeemi, et saab üles panna, et kes tahab ise teha, on ju. Kes tahab ise teha, siis saab ise jätkata, aga see on ka asi, mida peab nagu praktiseerima järjekindlalt, et mina on ju, kes ma teen seda ka klientidele, et mul ongi see, et nii kui ma hakkan koputama, ma juba hakkan haigutama, et mu keha on nii ära harjunud sellega. Aga kui sa iga päev teed kas või 5 minutit, siis sellest on ka juba suur kasu. Ja ma ei tea, kas ma võin kodutööd anda, aga ma annaks, et pange igaüks kirja 20 teemat, mis tekitavad mingit negatiivset emotsiooni, et sa iga päev võtad ja koputad ühe selle emotsiooni endal maha. Vaata, kuhu sa jõuad 20 päeva pärast. Võta heaks, Kristiina, nii äge. Tulevikku, mina ja hoitus, turvatunne tõi pisarad silma. Nii tugev tunne. Nii lahe. Väga äge, et see on tõesti üks väga äge meetod, mida enda jaoks kasutusse võtta oma tööriistade arsenali. Et eks meil lõpuks ongi see, et meil võib neid tööriistasid paljusid olla, aga otsusta, mida sa kasutad ja päriselt kasuta seda, kui seda vaja on. Et tihtipeale ongi see, et me kogume neid kokku, aga siis kui tuleb aeg, et seda vaja on, siis sa ei leia sealt tööriistakastist neid üles. Et siinkohal järjepidevus või natukenegi nagu teha seda nagu igapäevaselt, näiteks nagu Pirja siin välja tõi, et see võib juba päris palju nagu üldist pilti ka sinu elus muuta. Et suur aitäh selle kogemuse eest, et selle kõik nagu saime läbi teha. Ja siit ma tegelikult küsikski ka sinu käest, et kui inimesed tahaksid sinuga seda läbi teha või sinu tegemiste kohta rohkem teada saada, siis kust nad seda saaksid teha? Mul on koduleht pirjateraapia.ee ja mul on Facebooki leht
on ka pirjateraapiad, et seda saab üles otsida, on ju. Ja mul on veel plaanis teha Instagrami, mul on igast asju plaanis, ma pean siin Sigridi kursustel ka näppu peale hoidma, neid läbi tegema, on ju, et mul on nii suured unistused, aga aeg on see, on ju, mida on vaja, et neid asju teoks teha. Aga jah, et ja kes tahab tulla, kes nüüd, ma ei tea, läks kuhugi sügavuti ja tuli mingisugust jama ja seda jama võib veel paar päeva tulla üles. Et me justkui tegime need alateadvuse väravad lahti, et kui sealt tuleb mingi jama üles, see tähendab, et ta on valmis su kehast ka lahkuma. Et kes tahab tulla päris seansile, siis saab ka minuga ühendust võtta ja panna seansi ajakirja, et see, kui sa teed ise endale, sa pead natukene skisofreeniline olema, et olla korraga terapeut ja klient, on ju. Aga kui päris terapeut sulle teeb, siis me saame 1,5 tunniga väga suure muutuse luua. Et selles mõttes ma soovitan, kellel on see võimalus tulla kas või ükski kord seda kogema, et see on äge ja mina saan trippima. Väga äge ja tõesti üliäge praktiline sessioon oli see, et see kõik läbi teha ja kõik läbi koputada, kõik need kohad jätab meelde ka, vaata. Et ei ole lihtsalt, et koputa seda kohta, et need on nagu need kõige tähtsamad asjad, mis meil päriselt kinnistuvad. Ja siinkohal küsimus nüüd sulle, kes sa seda kõike nüüd vaatasid, mis oli sinu jaoks nüüd sellest laivist üks võib-olla selline põhimõte, mida sa tunned, et see resoneerus sinuga ja see rääkis sinuga. Nii et pane see siia kommentaaridesse meile, et meil on ka huvitav ja tore neid näha. Ja siinkohal lõpetuseks ma toon veel igaks juhuks ka välja seda, et kui kellelgi teist tõesti on nagu ka suurem selline ärevus, et üks asi on, et sa saad minna Pirja juurde päriselt selle läbi teha, aga meil on ka olemas selline 4-nädalane väljakutse praegu, mis just see nädal algas, mis ongi tegelikult ka sotsiaalsest ärevusest ka vabanemiseks. Me küll ei kasuta seda tehnikat seal, aga me kasutame palju praktikat, et aidata samm-sammuliselt edasi liikuda. Nii et kui sa ei ole veel selle väljakutsega liitunud, siis see kindlasti on kinnitatud meil ka esile tõstetud postituste alla. Et kuna see läheb teemasse, siis ära lase endal üksi olla nende probleemidega ja leia endale sobiv lahendus. Ja aitäh, et sa mind kutsusid. Ja olid. Ja ma soovin teile kõigile nüüd head koputamist edaspidi. Ja eks kohtume ka siis juba järgmisel neljapäeval. Mõnusat nädala jätku. Tšau! Tšau kõigile! Kui tänane episood aitas sind edasi, siis jaga seda palun vähemalt ühe inimesega, et ka nemad saaksid leida omale vajalikku inspiratsiooni. Sotsiaalmeedias jagades märgi postitusele ka @sigritsaga, et saaksime samuti näha, milline episood sulle korda läks. Iga kuu me loosime välja Apollo ja Sigritsaga kursuste kinkekaarte nende vahel, kes täidavad ära lihtsa küsimustiku, mis aitab meil sind paremini tundma õppida ning sulle kasulikku sisu luua. Küsimustiku lingi leiad podcasti kirjeldusest. Aitäh, et kuulasid Inspiraatorid podcasti. Ära unusta ühineda meie Inspiraatorid Facebooki kogukonnaga, sest seal leiad sarnaselt mõtlevaid ja edasi liikuvaid inimesi, kellega koos on teekond kordades lõbusam.